1944. aasta 7. veebruaril, kui Jüri Uluotsa hääl kostis läbi Eesti raadiojaamade, kuulas teda 10 000 inimesed, kes ei teadnud üht lihtsat, kohutavat tõde. Mees, kes saatis nende pojad ja vennad rindele, oli ise suremas. Tema kehas kasvas maovähk, mis oli juba nii kaugele arenenud, et arstid olid vaikides pead raputanud. Aga rahvas ei teadnud. Isegi enamik valitsuse liikmeid ei teadnud. Nad kuulsid ainult väsinud, aga kindlat häält, mis rääkis kohusest, isamaa kaitsmisest ja lootusest. Mida nad ei kuulnud, oli see, mida Uluots ise teadis, et tema enda aeg oli peaaegu otsas, et iga sõna, mida ta rääkis, võis olla üks viimane kord, kui ta suudab veel rääkida. Kui te oleksite teadnud, et teil on jäänud elada vaid mõned kuud, kas te saadaksite 1000 noored mehed surma? Või kas te teeksite seda just sellepärast, sest teil pole enam midagi kaotada? Aga alustame sealt, kust see kõik tegelikult algas, mitte raadiomikrofoni ees, vaid palju varem, 1943. aasta sügisel, kui Jüri Uluots hakkas esimest korda tundma valu, mida ta ei osanud seletada. See polnud tavaline väsimus, mida võis oodata mehelt, kes kandis oma õlgadel kogu okupeeritud riigi juriidilist järjepidevust. See oli midagi muud. Midagi, mis ei kadunud pärast und, midagi, mis muutus iga päevaga hullemaks. Seedehäired. Kaalulangus. Valud, mis tulid ootamatult ja jäid püsima. Tema abikaasa Anette nägi, kuidas tema mees, see hiilgav jurist ja Tartu Ülikooli professor, hakkas aeglaselt kokku varisema. Aga Jüri ei rääkinud sellest kellelegi väljaspool koduseinu. Mitte kolleegidele, mitte Eesti Vabariigi Rahvuskomitee liikmetele, mitte isegi mitte kõigile oma sõpradele. Sest kui sa oled riigi viimane legitiimne juht okupeeritud maal, siis sinu nõrkus on rahva nõrkus. Sinu surm on riigi surm. Kui jaanuaris 1944. aastas Punaarmee murdis läbi Leningradi blokaadi ja hakkas kiiresti lähenema Eesti piiridele, oli Uluotsa tervislik seisund juba kriitiline. Professor Voldemar Vadi, üks väheseid arste, kes teadis tõde, oli talle öelnud seda, mida arstid ütlevad siis, kui nad ei taha öelda, te surete varsti. Diagnoos oli maovähk. Kaugele arenenud. Inoperabel. Uluots teadis, mida see tähendas. Ta oli jurist, haritud mees, kes mõistis ladina termineid ja meditsiinilisi eufemisme. Ta teadis, et tema keha oli muutunud lahinguväljaks, kus ta oli kaotamas. Aga samal ajal oli teine lahing, see, mis toimus Narva rindel, kus Saksa väed üritasid hoida kinni viimast kaitseliini enne Eestit. Ja Uluots mõistis, et need kaks lahingut olid omavahel seotud. Kui rind murdub enne, kui ta jõuab teha seda, mida ta peab tegema, taastada Eesti Vabariik, määrata ametisse uus valitsus, tagada juriidiline järjepidevus, siis kõik on kaotatud. Mitte ainult tema elu, vaid ka tema rahva lootus. 7. veebruar 1944. aastas oli pöördepunkt, mida keegi ei osanud ette näha. Kuni selle päevani oli Jüri Uluots keeldunud toetamast Saksa okupatsioonivõimude mobilisatsioone. Ta oli öelnud, ei siis, kui sakslased tahtsid Eesti mehi oma armee ridadesse sundida. Ta oli öelnud, ei siis, kui Hjalmar Mäe, Saksa käpiknukk, oli teda selleks survestanud. Aga nüüd, kui Punaarmee oli Narva jõe kaldal, kui iga päev tõi uudiseid uutest läbimurdmiskatsetest, kui Uluots ise tundis, kuidas tema keha muutub iga päevaga nõrgemaks, tegi ta otsuse, mis muutis kõike. Ta läks raadiojaama. Ta istus mikrofoni ette. Ja ta rääkis. Ta kutsus Eesti mehi üles minema Saksa armee mobilisatsiooniga kaasa. Mitte sellepärast, et ta usaldas sakslasi, ta ei usaldanud neid hetkekski. Vaid sellepärast, et ta nägi selles ainsat võimalust hoida rinnet kinni seni, kuni lääneriigid sekkuvad. See oli valge laeva, ootus, lootus, et Inglismaa või Ameerika tulevad appi, et Eesti saab taas vabaks, et see kõik pole asjata. Aga kas see oli reaalne lootus või surija viimane illusioon? Kui Uluots rääkis mikrofoni, oli tema hääl väsinud, aga kindel. Ta rääkis kohusest. Ta rääkis isamaa kaitsmisest. Ta rääkis sellest, et iga Eesti mees peab nüüd tegema oma osa. Aga mida ta ei rääkinud, oli see, et tema enda kehas oli vähk, mis sõi teda seestpoolt. Mida ta ei rääkinud, oli see, et ta teadis, ta ei näe seda päeva, kui Eesti saab taas vabaks. Mida ta ei rääkinud, oli see, et ta saatis 1000 noored mehed surma, teades, et tema enda surm on juba kindel. Kas see oli julgus või meeleheide? Kas see oli riigimehe kohustus või surija viimane katse anda oma elule mõte? Keegi ei tea.
isegi need, kes olid tema kõige lähemal, ei tea. Anette, kes istus kodus ja kuulas raadiot, teadis ainult seda, et tema mees tegi seda, mida ta pidas õigeks, isegi kui see tähendas, et ta pidi kandma seda koormust üksi. Aga kes veel teadis? Kes olid need inimesed, kes teadsid, et Eesti Vabariigi presidendi ülesannetes peaminister on suremas? Sisering oli väike. Anette, tema abikaasa, kes nägi iga päev, kuidas valu muutis tema mehe nägu. Erik, tema poeg, kes mõistis, et isa aeg on lühike. Professor Voldemar Vadi ja mõned teised arstid, kes olid andnud diagnoosi ja kes teadsid, et nad ei saa midagi teha. Aga väljaspool seda ringi. Eesti Vabariigi Rahvuskomitee juhtliikmed teadsid, et Uluots on raskelt haige, aga kas nad teadsid, et tegemist on terminaalse vähiga? Mõned jah, mõned ei. Otto Tief, keda Uluots hiljem määras peaministriks, teadis. Ta mõistis, et Uluotsal on jäänud elada kuid mitte aastaid. Ta mõistis, et riiklik järjepidevus pidi olema tagatud enne, kui Uluots sureb. Aga enamik teisi. Nad nägid väsinud meest, kes köhis ja kes oli kõhnunud, aga nad ei teadnud, et see mees oli juba suremas. Saksa okupatsioonivõimud teadsid midagi, aga mitte kõike. Hjalmar Mäe, kes oli Saksa käpiknukk ja Eesti omavalitsuse juht, teadis, et Uluots on haige. Saksa luure teadis samuti. Aga kas nad teadsid, et tegemist on vähiga? Pole selge. Nad pidasid Uluotsa ohutuks, sest ta oli füüsiliselt nõrk. Ta ei saanud põgeneda, ta ei saanud organiseerida vastupanu. Ta oli lihtsalt haige vanamees, kes istus kodus ja kirjutas dokumente. Aga see, mida sakslased ei mõistnud, oli see, et Uluotsa jõud ei olnud tema kehas. See oli tema meeles, tema juriidilises teravuses, tema võimes mõelda sammude kaupa ette. Ja just see tegi temast ohtliku mitte sakslastele, vaid ajaloo jaoks. Sest Uluots mängis pikka mängu. Ta teadis, et ta ei ela seda mängu lõpuni, aga ta mängis seda niikuinii. Eesti rahvas ei teadnud midagi. Neile oli Uluots sümbol. Mees, kes kandis Eesti Vabariigi nime okupeeritud maal. Mees, kelle hääl raadiost oli nagu ankur tormis. Nad ei teadnud, et see ankur oli juba roostes, et see mees, kes rääkis neile lootusest, oli ise lootusetu. Ametlikes teadaannetes räägiti kurnatusest, võitkülmetusest. Mitte kunagi vähist. Mitte kunagi surmast. Sest kui rahvas oleks teadnud, et nende juht on suremas, oleks see murdnud nende moraali. Ja moraali murdmine okupeeritud maal tähendab rahva murdmist. Uluots teadis seda. Sellepärast ta vaikis. Aga vaikus on raske kanda. Eriti siis, kui sa tead, et iga päev võib olla viimane. Kevadel ja suvel 1944. aastas, kui Uluots juhis Eesti Vabariigi taastamise püüdlusi, oli ta enamasti voodis. Ta viibis Lõuna-Eestis, hiljem Tallinnas, alati liikudes, alati peitus, alati valudes. Valud olid pidevad. Nad ei kadunud. Nad ainult süvenesid. Aga Uluots töötas edasi. Ta kirjutas dokumente. Ta kohtus inimestega. Ta planeeris. Sest ta teadis, et tal on jäänud aega vähe ja et ta peab jõudma teha seda, mida ta peab tegema, enne kui aeg saab otsa. See oli võidujooks surmaga. Mitte metafoorne võidujooks, vaid päris võidujooks. Tema keha tiksus nagu pomm. Ja ta teadis, et plahvatus on vältimatu. 18. septembril 1944. aastas tegi Uluots oma viimase suure riikliku teo. Ta nimetas ametisse Otto Tiefi valitsuse. See oli juriidiliselt ja poliitiliselt tema elu kõige tähtsam hetk. Sest see valitsus pidi tagama Eesti Vabariigi järjepidevuse ka pärast tema surma. Aga see hetk oli ka füüsiliselt kõige raskem. Kui Uluots kirjutas alla dokumentidele, mis määrasid Tiefi peaministriks, oli ta nii nõrk, et suutis vaevu pliiatsit käes hoida. Tema käsi värises. Tema nägu oli kahvatu. Aga ta kirjutas alla. Sest see allkiri oli tema testament. See allkiri oli tema viimane kingitus oma riigile. See allkiri tagas, et Eesti Vabariik ei sure koos temaga. 2 päeva hiljem, 21. septembril, viidi Uluots kanderaamil Haapsalu lähedalt Põgari Sassi rannast põgenevale laevale Atlantis. Ta ei kõndinud ise. Ta ei suutnud. Tema keha oli juba nii nõrk, et iga samm oli piinav.
Mehed, kes kandsid teda, teadsid, et nad kannavad mitte ainult meest, vaid ka riiki. Sest Uluots oli Eesti Vabariik. Tema kehas oli see juriidiline järjepidevus, mis ulatus tagasi 1918. aastasse, kui Eesti esimest korda iseseisvaks kuulutati. Ja nüüd see mees, see riik, lahkus oma kodumaaga hüvasti lamades kanderaamil, vaadates viimast korda Eesti randa, teades, et ta ei tule kunagi tagasi. 24. septembril jõudis Uluots Rootsi. Ta paigutati kohe Stockholmi Ersta haiglasse. Rootsi arstid, kes uurisid teda, konstateerisid seda, mida Eesti arstid olid juba teadnud, vähk oli inoperabel. See oli lõikuseks liiga kaugele arenenud. See oli terminaalses faasis. Uluotsale jäi elada veel mõned kuud. Aga need kuud olid täis valu ja teadmist, et ta oli teinud kõik, mida ta suutis. Ta oli taastanud Eesti Vabariigi. Ta oli määranud ametisse valitsuse. Ta oli tagatud juriidilise järjepidevuse. Nüüd ta võis surra. 9. jaanuaril 1945. aastas suri Jüri Uluots Stockholmis. Tema surm ei olnud ootamatu. See oli oodatud. Aga see oli ikkagi traagiline. Sest see mees, kes oli kandnud Eesti Vabariiki oma haiges kehas, oli nüüd läinud. Aga see, mida ta oli teinud, jäi. Otto Tiefi valitsus, mille ta oli ametisse määranud, jätkas tööd eksiilis. Eesti Vabariigi juriidiline järjepidevus, mille ta oli taganud, kestis edasi läbi kõigi Nõukogude okupatsiooniaastate kuni 1991. aastani, kui Eesti sai taas vabaks. Uluotsa allkiri, tema viimane allkiri, oli olnud tema testament. Ja see testament täideti. Aga jääb küsimus, mis ei kao kunagi, kas Uluots tegi õigeid otsuseid? Kas tema 7. veebruari üleskutse oli õigustatud? Kas ta päästis kümneid tuhandeid eestlasi, andes neile võimaluse põgeneda läände, hoides rinnet kinni? Või saatis ta asjatult tuhandeid poisse Sinimägedesse surma? Kas tema haigus, tema teadmine, et ta on suremas, andis talle julgust teha otsuseid, mida terve mees ei oleks teinud? Või vastupidi, kas see hägustas tema poliitilist taju, sundis teda klammerduma viimase õlekõrre külge, uskuma valge laevati illusiooni, mis ei tulnud kunagi? Enamik kaasaegseid, nagu Helmut Maandi, kes oli riigisekretär ja kes nägi Uluotsa viimaste päevade jooksul Eestis, ütlevad, et Uluotsa juriidiline ja analüütiline mõistus püsis terav kuni viimaste päevadeni Rootsis. Et ta ei olnud segaduses. Et ta teadis täpselt, mida ta tegi. Aga kas me saame seda kunagi teada? Mis me teame, on see, Jüri Uluots oli mees, kes kandis oma riiki oma haiges kehas. Ta oli mees, kes saatis tuhanded noored mehed surma, teades, et tema enda surm on juba kindel. Ta oli mees, kes tegi otsuseid, mida keegi teine ei pidanud tegema, sest keegi teine ei olnud selles olukorras. Ta oli mees, kes võitis võidujooksu surmaga, mitte sellepärast, et ta jäi ellu, vaid sellepärast, et ta jõudis teha seda, mida ta pidi tegema, enne kui surm tuli. Ja see, mida ta tegi, kestab tänaseni. Eesti Vabariik, mille juriidiline järjepidevus ta tagas, on täna vaba ja iseseisev. Uluotsa allkiri, tema viimane allkiri, on osa sellest loost. Osa sellest imest. Osa sellest, mida me nimetame Eesti Vabariigiks. Aga kas te mõtlete kunagi sellele, kui palju maksab selline ohverdus? Kui palju maksab see, kui sa kannad riiki oma kehas, teades, et see keha on suremas? Kui palju maksab see, kui sa saadad tuhanded inimesed surma, teades, et sina ise sured varsti? Kui palju maksab see, kui sa pead hoidma saladust, mis võiks murda su rahva moraali, aga mida sa ei tohi kunagi rääkida? Jüri Uluots teadis seda hinda. Ta maksis selle hinna. Ja me elame täna selles maailmas, mille ta selle hinnaga ostis. Aga oli üks inimene, kes teadis rohkem kui keegi teine, ja see inimene ei olnud arst ega poliitiline liitlane. See oli Anette Uluots, naine, kes ärkas iga öö keskpaiku üles, kui kuulis oma mehe vaigistatud oiget. 1944. aasta kevadel ja suvel, kui Jüri Uluots juhatas põrandaalust riiki, oli Anette see, kes pesi verega määrdunud sidemeid, kes hoidis käepärast morfiini, mida arstid olid ettevaatlikult välja kirjutanud, ja kes istus pimedas toas, kuulates, kuidas tema mees, see suurjurist ja riigimees, nuttis valust, mida ta ei suutnud enam varjata. Keegi ei näinud seda. Mitte Otto Tief, mitte Helmut Maandi, mitte keegi rahvuskomiteest. Nad nägid ainult Uluotsa, kes istus laua taga ja kirjutas dokumente, kes rääkis rahulikult ja analüütiliselt, kes planeeris sammude kaupa ette.
Aga Anette nägi teist meest. Meest, kes kaotas iga päevaga kaalu, kelle nahk muutus kollakashalliks, kelle käed värisesid siis, kui ta arvas, et keegi ei vaata. Anette teadis, et tema mees ei sure mitte ainult vähki, vaid ka sellele kohustusele, mida ta kandis. Sest iga kord, kui Jüri pidi kohtuma kellegagi, iga kord, kui ta pidi kirjutama alla mõnele dokumendile, iga kord, kui ta pidi rääkima, tõusis ta voodist, riietis end, sirgutas selga ja muutus taas Jüri Uluotsaks, Eesti Vabariigi presidendi ülesannetes peaministriks. Ja iga kord, kui uks sulges ja külalised lahkusid, varises ta kokku nagu nukk, kelle niidid on läbi lõigatud. Anette mäletas üht õhtut mais, kui Jüri oli tulnud tagasi kohtumiselt rahvuskomitee liikmetega. Ta oli rääkinud nendega 2 tundi, arutanud plaane, kuidas taastada Eesti Vabariik, kuidas valmistuda selleks hetkeks, kui sakslased lahkuvad ja kui on lühike aken, mõned päevad, võib-olla ainult mõned tunnid, mil Eesti saab olla taas vaba enne, kui venelased tulevad. Jüri oli rääkinud selgelt, loogiliselt, nagu alati. Aga kui ta tuli koju, ei jõudnud ta isegi magamistuppa. Ta jäi seisma koridori, toetus seina vastu ja libises aeglaselt põrandale. Anette jooksis tema juurde, aga Jüri kehitas ainult käega. Kõik on korras, sosistas ta. Lihtsalt anna mulle hetk. Aga Anette nägi tema silmades midagi, mida ta ei olnud varem näinud. Mitte valu. Mitte väsimust. Vaid hirmu. Hirmu, et ta ei jõua. Hirmu, et tema keha annab alla enne, kui ta on teinud seda, mida ta peab tegema. Hirmu, et kõik see, kõik need kohtumised, kõik need dokumendid, kõik see planeerimine on asjatu, sest surm tuleb varem kui vabadus. Aga Jüri ei rääkinud sellest hirmust kellelegi. Mitte isegi Anettele. Ta tõusis põrandalt, läks magamistuppa, võttis morfiini ja lamas voodis, vaadates lakke, kuni valu muutus talutavaks. Ja järgmisel hommikul ta tõusis taas, riietis end taas, sirgutas selga taas ja läks edasi. Sest mis valikud tal oli? Kui sa oled viimane legitiimne juht okupeeritud riigis, siis sinu isiklikud valud ei loe. Sinu isiklikud hirmud ei loe. Loeb ainult see, mida sa suudad teha enne, kui aeg saab otsa. Ja Uluots teadis, et tema aeg sai otsa kiiresti. Arstid olid öelnud, mõned kuud, võib-olla pool aastat, kui ta on õnnelik. Aga õnn ei olnud see sõna, mida Uluots oleks kasutanud oma olukorra kirjeldamiseks. Oli ka teine inimene, kes teadis rohkem kui enamik teisi, ja see oli professor Voldemar Vadi, Tartu Ülikooli arst, kes oli andnud Uluotsale diagnoosi. Vadi oli üks väheseid inimesi, kellele Uluots usaldas oma keha saladusi, sest Vadi oli mitte ainult arst, vaid ka usaldusväärne mees, kes mõistis, et see, mida ta teadis, ei tohtinud kunagi jõuda sakslaste ega kellegi teiseni. Vadi käis Uluotsa juures regulaarselt, kontrollis tema seisundit, vahetas retsepte, aga iga kord, kui ta lahkus, teadis ta, et ta ei saa midagi teha. Vähk oli liiga kaugele arenenud. Operatsioon oli võimatu. Kiiritusravi ei olnud kättesaadav okupeeritud maal. Keemiaravi oli alles eksperimentaalne ja niikuinii kättesaamatu. Kõik, mida Vadi sai teha, oli leevendada valu. Anda morfiini. Anda lootust, mida ta ise ei uskunud. Ja vaadata, kuidas tema patsient, tema sõber, suri aeglaselt, päev päeva järel. Vadi mäletas ühte vestlust aprillis 1944. aastas, kui Uluots oli küsinud temalt otse, kui kaua. Vadi oli proovinud kõrvale hiilida, rääkida ebamääraselt, aga Uluots oli katkestanud ta. Voldemar, ma olen jurist. Ma töötan faktidega. Ütle mulle fakt. Ja Vadi oli öelnud, mõned kuud. Võib-olla kuni sügiseni, kui sa hoiad end kokku. Aga mitte kauem. Uluots oli noogutanud, nagu oleks Vadi öelnud talle ilmateadet. Hea, oli ta öelnud. Siis ma tean, kui palju aega mul on see. Ja ta oli hakanud planeerima. Mitte oma surma. Vaid seda, mida ta pidi jõudma teha enne surma. Vadi oli vaadanud teda ja mõelnud, see mees ei sure nagu tavaline inimene. Ta sureb nagu sõdur lahinguväljal, kes teab, et ta on haavatud surmavalt, aga kes võitleb edasi, kuni viimane hingetõmme. Aga miks Uluots ei rääkinud avalikult oma haigusest? Miks ta hoidis seda saladuses isegi siis, kui see tähendas, et ta pidi kandma seda koormust üksi? Vastus on lihtne ja kohutav, sest kui rahvas oleks teadnud, et nende juht on suremas, oleks see murdnud nende lootuse. Ja lootus oli ainus asi, mis hoidis eestlasi elus okupeeritud maal.
lootus, et sõda lõpeb. Lootus, et lääneriigid tulevad appi. Lootus, et Eesti saab taas vabaks. Kui Uluots oleks öelnud, ma suren, ma ei näe seda päeva, siis mis oleks jäänud? Ainult pimedus. Ainult meeleheide. Ainult alistumine. Uluots ei saanud seda lubada. Ta pidi olema sümbol. Ta pidi olema ankur. Ta pidi olema see, kes ütleb, me jätkame, me ei alistu, me võitleme edasi. Isegi kui see tähendas, et ta pidi valetama. Isegi kui see tähendas, et ta pidi kannatama vaikides. Isegi kui see tähendas, et ta pidi surema üksi. Aga oli hetki, kui mask libises. Hetki, mil Uluots ei suutnud enam varjata seda, mis toimus tema kehas. Helmut Maandi, riigisekretär, kes oli Uluotsa üks lähimaid kaastöölisi, mäletas ühte päeva juunis, kui nad olid koos Tallinnas, varjatud korteris, kus Uluots viibis ajutiselt. Maandi oli toonud dokumente, mida Uluots pidi alla kirjutama. Aga kui ta saabus, leidis ta Uluotsa voodist, kahvatu, higine, suutmata tõusta. Jüri, oli Maandi öelnud, kas ma kutsun arsti? Uluots oli raputanud pead. Ei. Arst ei saa midagi teha. Anna mulle need dokumendid. Maandi oli andnud. Ja Uluots oli tõusnud, istunud voodi äärele, võtnud pliiatsi ja hakanud lugema. Tema käsi värises nii palju, et ta pidi toetama seda teise käega. Aga ta luges iga sõna, iga lause, iga paragrahvi. Ja siis ta kirjutas alla. Aeglaselt, hoolikalt, nagu oleks iga täht olnud püha. Kui ta oli lõpetanud, ulatas ta dokumendid tagasi Maandile ja ütles, hoia neid turvaliselt. Need on tähtsad. Ja siis ta lamas tagasi voodisse ja sulges silmad. Maandi seisis seal, hoides dokumente, vaadates meest, kes oli Eesti Vabariik, ja mõtles, kui kaua ta veel suudab. Aga Uluots suutis. Ta suutis sellepärast, et ta pidi. Juulis, kui Punaarmee oli juba murdnud läbi Narva rindest ja liikus kiiresti läände, kui sakslased valmistusid Eestist taandumiseks, kui kõik teadsid, et lõpp on lähedal, töötas Uluots kõige raskemalt. Ta kohtus Otto Tiefi ja teiste rahvuskomitee liikmetega. Ta arutas nendega plaani, kui sakslased lahkuvad, kuulutab Eesti Vabariik end taas iseseisvaks. Moodustatakse uus valitsus. Võetakse võim. Isegi kui see kestab ainult mõned päevad, isegi kui see kestab ainult mõned tunnid, on see piisav. Sest see tähendab, et Eesti Vabariik ei olnud kunagi tegelikult okupeeritud. See tähendab, et juriidiline järjepidevus on tagatud. See tähendab, et kui kunagi, ükskõik kui kaua see võtab, tuleb päev, mil Eesti saab taas vabaks, siis see vabadus ei ole uus algus, vaid jätk. Jätk sellele, mis algas 1918. aastal. Uluots teadis, et ta ei näe seda päeva. Ta teadis, et kui see hetk tuleb, kui sakslased lahkuvad, kui Eesti kuulutab end iseseisvaks, siis tema on juba kas surnud või nii nõrk, et ta ei saa enam midagi teha. Sellepärast ta pidi valmistama kõike ette. Sellepärast ta pidi määrama ametisse Otto Tiefi. Sellepärast ta pidi kirjutama alla kõigile dokumentidele, mis tagasid, et see, mis pidi juhtuma, juhtuks ka ilma temata. See oli tema viimane kingitus oma riigile. Tema testament. Tema pärand. Augustis, kui sakslased olid juba alustanud evakueerimist, kui Tallinna tänavatel valitses kaos, kui inimesed pakkisid oma asju ja valmistusid põgenema, oli Uluots juba nii nõrk, et ta ei suutnud enam kõndida. Ta viibis varjatud kohas Tallinnas, voodis, ümbritsetud dokumentidest ja inimestest, kes tulid ja läksid, kes tõid uudiseid, kes küsisid nõu, kes otsisid lootust. Ja Uluots andis neile seda, mida ta suutis. Ta rääkis. Ta kirjutas. Ta planeeris. Aga iga sõna, iga allkiri, iga mõte võttis temalt rohkem, kui tal oli anda. Tema keha oli juba peaaegu tühi. Ainult tahe hoidis teda veel elus. Tahe teha seda, mida ta pidi tegema. 18. augustil saabus Otto Tief Uluotsa juurde. Ta tõi endaga dokumendid, mis määrasid ta peaministriks. Uluots luges neid, lamades voodis, prillid ninal, nägu kahvatu nagu paber. Ta luges aeglaselt, sest tema silmad väsisid kiiresti. Aga ta luges iga sõna. Ja siis ta võttis pliiatsi ja kirjutas alla. Tema käsi värises nii palju, et allkiri oli peaaegu loetamatu. Aga see oli seal. See oli tehtud. Tief võttis dokumendid ja vaatas Uluotsa.
Jüri, ütles ta vaikselt, sa peaksid puhkama. Uluots raputas pead. Ma puhkan siis, kui see kõik on tehtud. Aga mõlemad teadsid, et see kõik ei saaks kunagi tehtud. Sest see kõik tähendas Eesti vabadust. Ja Eesti vabadus ei tulnud sel päeval. Ega järgmisel. Ega kunagi Uluotsa eluajal. Aga Uluots oli teinud seda, mida ta suutis. Ta oli määranud ametisse valitsuse. Ta oli kirjutanud alla dokumentidele. Ta oli taganud juriidilise järjepidevuse. Nüüd ta pidi ainult ellu jääma piisavalt kaua, et näha, kuidas see valitsus võtab võimu. Kuidas Eesti kuulutab end taas iseseisvaks. Kuidas tema töö, tema ohverdus, tema valu saab tähenduse. 21. septembril, kui TIEF-i valitsus oli juba ametis, kui Eesti lipp lehvis taas Tallinnas, kui oli see lühike, uskumatu hetk, mil Eesti oli taas vaba, oli Uluots juba Haapsalu lähedal, valmistumas põgenema Rootsi. Ta ei näinud lippu. Ta ei kuulnud hüüdeid. Ta ei tundnud seda hetke, mida ta oli oodanud, mille nimel ta oli kannatanud, mille nimel ta oli suremassa. Sest ta oli juba liiga nõrk. Ta oli juba liiga haige. Ta oli juba liiga lähedal surmale. Kõik, mida ta suutis, oli lamada kanderaamil, vaadata taevast ja mõelda, ma tegin seda. Ma jõudsin. Ma ei näe lõppu, aga ma tegin algust. Kui mehed kandsid teda rannast paati, tundis Uluots esimest korda pärast kuudepikkust võitlust midagi, mis oli peaaegu nagu rahu. Mitte sellepärast, et valu oli kadunud, valu oli ikka seal, tugevam kui kunagi varem. Vaid sellepärast, et ta teadis, ta oli teinud seda, mida ta pidi tegema. Ta oli kandnud Eesti Vabariiki oma haiges kehas nii kaugele, kui ta suutis. Nüüd teised pidid kandma seda edasi. Otto Tief. Helmut Maandi. Kõik need, kes jäid. Kõik need, kes võitlesid edasi. Uluotsa töö oli tehtud. Tema võidujooks surmaga oli võidetud mitte sellepärast, et ta oli surmast pääsenud, vaid sellepärast, et ta oli jõudnud finišisse enne, kui surm ta kätte sai. Aga kas see oli võit? Kui Uluots lamas Stockholmi haiglas, vaadates Rootsi arstide kaastundlikke nägusid, kuulates nende ettevaatlikke sõnu, teades, et tal on jäänud elada nädalaid, mitte kuid, mõtles ta sellele küsimusele. Kas see oli võit? Ta oli kaotanud oma tervise. Ta oli kaotanud oma kodumaa. Ta oli kaotanud võimaluse näha seda päeva, mil Eesti saab tõeliselt vabaks. Aga ta ei olnud kaotanud seda, mis oli kõige tähtsam, ta ei olnud kaotanud lootust. Sest lootus ei olnud temas. Lootus oli neis dokumentides, mida ta oli alla kirjutanud. Lootus oli selles valitsuses, mida ta oli ametisse määranud. Lootus oli selles juriidilises järjepidevuses, mida ta oli taganud. Ja see lootus elas edasi. Isegi kui tema ise ei elanud. 9. jaanuaril 1945. aastas, kui Jüri Uluots võttis oma viimase hingetõmbe Stockholmi haiglas, oli Eesti ikka okupeeritud. Punaarmee oli seal. Nõukogude võim oli seal. Eesti Vabariik eksisteeris ainult paberil, ainult eksiilis, ainult mälestustes. Aga see oli piisav. Sest see paber, see eksiil, need mälestused kandsid endas tõde, Eesti Vabariik ei olnud kunagi tegelikult okupeeritud. See oli alati olemas. Juriidiliselt. Moraalselt. Vaimselt. Ja ühel päeval, kui ajalugu pöördub, kui maailm muutub, kui vabadus tuleb tagasi, siis see Eesti Vabariik, mida Uluots kandis oma haiges kehas, tõuseb taas. Mitte uuena. Vaid jätkuna. Ja nii see ka läks. 1991. aastal, kui Eesti kuulutas end taas iseseisvaks, ei olnud see uus riik. See oli sama riik, mis oli sündinud 1918. aastal. Sama riik, mida Jüri Uluots oli kandnud läbi kõige pimedamate aastate. Sama riik, mille nimel ta oli surnud. Uluotsa allkiri, tema viimane allkiri, oli osa sellest loost. Osa sellest imest. Osa sellest, mida me täna nimetame Eesti Vabariigiks. Aga kui te mõtlete sellele, mida Uluots ohverdas, siis mõelge ka sellele, mida ta võitis. Ta võitis selle, et tema rahvas ei kaotanud kunagi lootust. Ta võitis selle, et tema riik ei surnud kunagi. Ta võitis selle, et tema töö, tema valu, tema surm ei olnud asjatud. Kas see on piisav võit mehele, kes kandis nii palju? Kas see on piisav võit mehele, kes suri üksi, kaugel kodust, teades, et ta ei näe kunagi seda päeva, mida ta oli oodanud?
ainult ajalugu saab vastata. Aga ajalugu on juba vastanud. Eesti on vaba. Ja Jüri Uluots on osa sellest vabadusest. Aga oli üks koht, kuhu isegi Anette ei pääsenud, üks ruum, mida keegi ei näinud kunagi, Jüri Uluotsa enda pea. Seal, pimeduses, kus valud muutusid mõteteks ja mõtted muutusid otsusteks, toimus midagi, mida me saame ainult aimata. 1944. aasta juulis, kui tema keha oli juba muutunud vaenlaseks, kui iga söögikord lõppes iivelduse ja krambitega, kui peegel näitas talle võõrast, kõhna, kollakat meest, kellel olid sügavad varjud silmade all, istus Uluots oma töölauas ja tegi seda, mida ta oli teinud kogu oma elu, ta mõtles. Mitte emotsioonidega. Mitte hirmuga. Vaid külma, selge loogikaga, mis oli teinud temast ühe parimaid juriste Eestis. Ta võttis pliiatsi ja kirjutas paberile 2 veergu. Vasakul, kui ma räägin tõtt. Paremal, kui ma valin. Ja siis ta hakkas täitma neid veerge faktidega, nagu oleks ta koostamas kohtuotsust. Vasakul veergus, rahva moraal langeb, sakslased kaotavad usalduse, mobilisatsioon ebaõnnestub, rind murdub varem, venelased tulevad varem, kõik on kaotatud. Paremal veergus, rahvas usub, et juht on tugev, mobilisatsioon õnnestub, rind püsib kauem, on aega organiseerida põgenemist, on aega taastada vabariik, on lootus. Kui ta oli lõpetanud, vaatas ta mõlemat veergu pikalt. Ja siis ta tõmbas kriipsu läbi vasaku veergu. Mitte sellepärast, et see oli vale. Vaid sellepärast, et see oli võimatu. Tõde tapaks rohkem inimesi kui vaikimine. Aga see otsus ei tulnud kergelt. Uluots teadis, mida tähendab valetada. Ta oli jurist, mees, kelle kogu elu oli ehitatud tõe ja seaduse peale. Aga nüüd ta pidi valima, kas öelda tõtt ja hukata oma rahvas või valetada ja anda neile lootust, isegi kui see lootus oli ehitatud tema enda kannatuste varjamisele. Ja ta valis valetamise. Mitte sellepärast, et see oli lihtsam, see oli palju raskem. Vaid sellepärast, et see oli ainus viis hoida oma rahvast elus. Aga iga kord, kui ta pidi avalikult rääkima, iga kord, kui ta pidi nägema inimesi, kes uskusid, et ta on tugev, iga kord, kui ta pidi kuulma, kuidas keegi ütleb, et Uluots juhib meid, meil on lootus, tundis ta, kuidas see vale sõi teda seestpoolt sama kindlalt kui vähk. Oli üks päev augustis, mida Helmut Maandi ei unustanud kunagi. Ta oli tulnud Uluotsa juurde koos uudisega, sakslased olid nõustunud, et Eesti võib moodustada oma valitsuse, kui see toimub nende kontrolli all. See oli kompromiss, halb kompromiss, aga see oli midagi. Maandi oli oodanud, et Uluots on rõõmus, et see on samm edasi. Aga kui ta rääkis Uluotsale sellest, nägi ta midagi ootamatut, Uluotsa silmades olid pisarad. Mitte rõõmupisarad. Vaid kurbuse pisarad. Helmut, ütles Uluots vaikselt, ma ei näe seda päeva, kui me oleme tõeliselt vabad. Ma tean seda. Arstid on mulle öelnud. Mu keha on mulle öelnud. Aga sina näed seda päeva. Ja kui see päev tuleb, siis räägi neile, kes tulevad pärast meid, et me ei alistunud. Räägi neile, et me võitlesime. Räägi neile, et isegi siis, kui kõik tundus lootusetu, me ei kaotanud lootust. Maandi ei teadnud, mida öelda. Ta seisis seal, vaadates meest, kes oli tema mentor, tema juht, tema sõber, ja mõtles, kuidas keegi suudab kanda nii palju valu ja ikkagi mõelda teistele, mitte endale. Aga Uluots ei mõelnud ainult teistele. Ta mõtles ka sellele, mis jääb pärast teda. Septembris, kui ta teadis, et tal on jäänud päevad, mitte nädalad, kutsus ta enda juurde Otto Tiefi ja andis talle midagi, mida keegi teine ei näinud kunagi, oma isikliku päeviku. See oli õhuke, kulunud raamat, kuhu Uluots oli kirjutanud oma mõtteid viimastel kuudel. Mitte iga päev, ta oli liiga nõrk selleks. Aga olulistel päevadel. Päevadel, mil ta pidi tegema otsuseid, mis muutsid ajalugu. Otto, ütles ta, siin on minu mõtted. Mitte kõik. Aga need, mis on tähtsad. Kui sa kunagi kahtled, kas me tegime õigesti, loe seda. Ja sa mõistad, et me tegime ainsaid otsuseid, mis olid võimalikud. Tief võttis päeviku, aga ta ei avanud seda. Ta teadis, et see oli püha. See oli Uluotsa testament, mitte riigile, vaid tõele. Ja tõde oli see, Uluots oli teinud kõik, mida inimene suudab teha, kui ta peab valima oma elu ja oma rahva elu vahel. Aga mis oli selles päevikus?
mida Uluots kirjutas seal pimedatel öödel, kui valu ei lasknud tal magada, kui morfiinist ei piisanud enam, kui ainus asi, mis hoidis teda veel elus, oli tahe lõpetada see, mida ta oli alustanud. Tief luges seda palju aastaid hiljem, kui ta oli ise vana mees, kui Eesti oli taas vaba, kui Uluotsa ohverdus oli saanud osa ajalooraamatutest. Ja see, mida ta luges, murdis tema südame. Sest Uluots ei kirjutanud kangelaslikke sõnu. Ta ei kirjutanud ilusaid fraase tuleviku jaoks. Ta kirjutas lihtsalt tõtt. Täna ma ei suutnud süüa. Valu on liiga tugev. Aga ma pean homme kohtuma rahvuskomiteega. Ma pean olema tugev. Kuidas ma saan olla tugev, kui mu keha on nõrk? Ma ei tea. Aga ma pean. Või, Anette nutab öösiti. Ta arvab, et ma ei kuule. Aga ma kuulen. Ja see on hullem kui valu. Sest ma ei saa teda aidata. Ma ei saa kedagi aidata. Ma saan ainult jätkata. Või, kas ma teen õigesti? Kas ma saadan neid poisse surma asjata? Ma ei tea. Jumal, ma ei tea. Aga ma pean uskuma, et see on õige. Sest kui ma ei usu, siis mis mõte on sellel kõigil? Need read näitasid meest, kes ei olnud kindel. Meest, kes kartis. Meest, kes kannatas. Aga need näitasid ka meest, kes ei alistunud. Kes tõusis iga päev, isegi kui ta ei teadnud, kas ta teeb õigesti. Kes kandis edasi, isegi kui ta ei näinud lõppu. Kes usaldas, isegi kui ta ei uskunud. Ja see oli Uluotsa tõeline pärand. Mitte dokumendid, mida ta kirjutas alla. Mitte kõned, mida ta pidas. Vaid see, et ta ei alistunud. Isegi siis, kui alistumine oleks olnud lihtsam. Isegi siis, kui alistumine oleks olnud mõistlikum. Isegi siis, kui alistumine oleks olnud inimlikum. Aga oli üks saladus, mida isegi Anette ei teadnud täielikult, üks saladus, mis oli peidetud sügavale Eesti julgeolekupolitseis ja Saksa SIPO arhiivides, ja see saladus oli see, et keegi jälgis Uluotsa palju tähelepanelikumalt, kui keegi arvas. 1944. aasta mais, kui Saksa luure sai teada, et Uluots on raskelt haige, algas operatsioon, millel ei olnud ametlikku nime, aga mida sisemistes dokumentides nimetati lihtsalt jälgimine U. Sakslased teadsid, et Uluots ei ole nende liitlane. Nad teadsid, et ta töötab Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Nad teadsid, et ta on ohtlik, mitte sõjaliselt, vaid poliitiliselt. Aga nad teadsid ka, et ta on haige. Ja haige mees on kontrollitav mees. Või nii nad arvasid. Saksa agent, kelle nimi oli arhiivides ainult Quelle Siebens allikas 7, oli määratud Uluotsa jälgima. See mees, kelle tõelist identiteeti ei tea keegi tänaseni, oli keegi Uluotsa lähikonnast. Mitte perekonnast, seda me teame. Aga keegi, kes käis tema juures regulaarselt. Keegi, kes nägi, kui nõrk ta oli. Keegi, kes kuulis vestlusi. Keegi, kes edastas informatsiooni sakslastele. Ja see informatsioon oli üksikasjalik. Raportid rääkisid Uluotsa kaalulangusest. Tema valust. Tema morfiinivajadusest. Tema kohtumistest. Tema plaanidest. Kõik oli seal kirjutatud külmas, bürokraatlikus saksa keeles, nagu oleks Uluots olnud mitte inimene, vaid objekt, mida uuritakse. Aga mis on kõige kohutavam, on see, et need raportid näitavad midagi muud. Sakslased teadsid täpselt, kui haige Uluots oli. Nad teadsid, et tal on jäänud elada kuid. Nad teadsid, et ta ei ole enam oht nende võimule. Ja just sellepärast nad ei arreteerinud teda. Sest elus Uluots, kes oli nõrk ja kontrollitav, oli neile kasulikum kui surnud Uluots, kes oleks saanud märtriks. Nad lasid tal elada. Nad lasid tal töötada. Nad lasid tal isegi moodustada oma valitsust. Sest nad teadsid, et see kõik on ajutine. Nad teadsid, et Uluots sureb niikuinii. Ja nad teadsid, et pärast tema surma saavad nad teha, mida tahavad. Aga see, mida sakslased ei mõistnud, oli see, et Uluots mängis sama mängu. Ta teadis, et teda jälgitakse. Ta ei teadnud, kes täpselt, aga ta teadis, et keegi tema lähikonnast annab informatsiooni edasi. Ja ta kasutas seda. Ta lasi sakslastel arvata, et ta on nõrgem, kui ta tegelikult oli. Ta lasi neil arvata, et ta plaanid on väiksemad, kui nad tegelikult olid. Ta lasi neil arvata, et ta on kontrollitav.
Ja samal ajal ta tegi seda, mida ta pidi tegema, ta organiseeris, ta planeeris, ta valmistas ette seda hetke, mil sakslased lahkuvad ja mil Eesti saab olla taas vaba, isegi kui ainult mõneks päevaks. See oli kahe sureva süsteemi mäng, Saksa kolmas riik, mis oli kaotamas sõda, ja Jüri Uluots, kes oli kaotamas elu. Mõlemad teadsid, et aeg on lühike. Mõlemad üritasid võita viimased päevad. Aga ainult üks neist võitis tõeliselt. Juulis, kui Punaarmee oli juba Eesti piiril, kui sakslased valmistusid taandumiseks, kadus allikas 7 raportit äkki. Viimane raport oli dateeritud 23. juuliga. Pärast seda mitte midagi. Kas agent põgenes? Kas ta tapeti? Kas ta lihtsalt loobus? Keegi ei tea. Aga see, mis on teada, on see, et just sel ajal, kui sakslased kaotasid oma silmad Uluotsa peal, tegi Uluots oma kõige julgemad sammud. Ta kohtus Otto Tiefi ja teistega. Ta valmistas ette valitsuse moodustamist. Ta kirjutas dokumente, mis tagasid juriidilise järjepidevuse. Ja sakslased ei teadnud sellest mitte midagi. Või kui nad teadsid, siis oli juba liiga hilja. Aga oli veel üks arhiiv, veel üks koht, kus Uluotsa saladused olid peidetud ja see oli tema enda keha. Arstid, kes uurisid teda pärast tema surma Rootsis, olid šokeeritud. Sest see, mida nad leidsid, ei olnud lihtsalt vähk. See oli vähk, mis oli levinud juba nii kaugele, et oli ime, kuidas see mees oli suutnud elada nii kaua. Tema magu oli peaaegu täielikult hävitatud. Vähk oli levinud maksasse, kõhunäärmesse, lümfisõlmedesse. Tema keha oli täis kasvajaid. Ja ikkagi ta oli elanud. Ikkagi ta oli töötanud. Ikkagi ta oli võidelnud. Kuidas? Rootsi arstid ei osanud seletada. Nad kirjutasid oma raportitesse, patsiendi elutahe oli erakordne. Meditsiiniliselt ei ole võimalik seletada, kuidas ta suutis funktsioneerida sellises seisundis. Aga need, kes tundsid Uluotsa, teadsid vastust. Ta elas sellepärast, et ta pidi elama. Ta elas sellepärast, et tema töö ei olnud veel tehtud. Ta elas sellepärast, et tema surm oleks tähendanud tema rahva lootuse surma. Ja see toob meid tagasi küsimuse juurde, mis ei kao kunagi, kas Uluotsa haigus muutis tema otsuseid? Kas vähk, mis sõi tema keha, sõi ka tema mõistust? Kas valu, mis oli pidev, hägustas tema poliitilist nägemust? Tänapäevased psühholoogid ja ajaloolased on arutlenud selle üle aastaid. Mõned ütlevad, jah, kindlasti. Mees, kes teab, et ta sureb, teeb teistsuguseid otsuseid kui mees, kes arvab, et tal on veel aastaid ees. Mees, kes on pidevas valus, ei mõtle selgelt. Mees, kes võtab morfiini, on mõjutatud ravimitest. Aga teised ütlevad, ei, vastupidi. Just sellepärast, et Uluots teadis, et ta sureb, tegi ta kõige selgemaid otsuseid oma elus. Sest tal ei olnud enam midagi kaotada. Ta ei kartnud enam Saksa kättemaksu. Ta ei kartnud enam Nõukogude kättemaksu. Ta ei kartnud enam surma, sest surm oli juba tema kaaslane. Ainus asi, mida ta kartis, oli see, et ta ei jõua teha seda, mida ta peab tegema. Ja see hirm tegi temast mitte nõrgemaks, vaid tugevamaks. Aga oli üks inimene, kes võitis kõige rohkem Uluotsa surmast, üks inimene, kelle nimi ei ole kunagi olnud seotud Uluotsa looga, aga kes oli selle loo varjatud peategelane, ja see inimene oli Johannes Vares, keda kutsuti Barbaruseks, mees, keda Nõukogude Liit määras Eestit peaministriks pärast okupatsiooni 1940. aastal. Vares oli luuletaja, arst, mees, kes oli kunagi olnud osa Eesti kultuurielust, aga kes oli müünud oma hinge Moskvale. Ja kui Uluots suri jaanuaris 1945. aastas, oli Vares see, kes võttis tema koha, mitte juriidiliselt, mitte moraalselt, aga propagandistlikult. Nõukogude Liit kuulutas, Eesti Vabariik ei eksisteeri. Uluots oli fašistide käpiknukk. Vares on tõeline Eesti juht. Ja paljud inimesed, kes olid väsinud, kes olid hirmul, kes ei teadnud tõde, uskusid seda. Aga Vares ise teadis tõde. Ta teadis, et Uluots oli see, kes kandis Eesti Vabariiki. Ta teadis, et tema ise oli ainult varjukuju, nukk, keda Moskva kontrollis. Ja see teadmine sõi teda seestpoolt sama kindlalt, kui vähk oli söönud Uluotsa. 1946. aastal, vähem kui aasta pärast Uluotsa surma, sooritas Johannes Vares enesetapu. Ametlikud raportid rääkisid südamehaigusest. Aga need, kes teadsid, rääkisid teisest haigusest, südametunnistuse haigusest.
Vares ei suutnud elada varjus, mida Uluots oli jätnud. Ta ei suutnud olla see, kes ta pidi olema, Eesti juht, sest ta teadis, et ta ei olnud kunagi olnud see. Uluots oli olnud. Ja Uluots oli surnud, aga tema pärand elas edasi. Aga kes veel võitis Uluotsa surmast? Kes olid need inimesed, kellele Uluotsa kadumine oli kasulik? Vastus on lihtne ja kohutav, kõik, kes tahtsid, et Eesti kaoks. Sakslased, kes ei pidanud enam muretsema sellepärast, et Uluots võib organiseerida vastupanu. Venelased, kes said nüüd väita, et Eesti Vabariik oli surnud koos oma viimase legitiimse juhiga. Ja kõik need väikesed koostööd tegijad, kõik need Hjalmar Mäed ja Johannes Varesed, kes said nüüd hingata kergendatult, sest mees, kes oli olnud nende südametunnistus, oli kadunud. Aga oli ka need, kes kaotasid. Eesti rahvas, kes kaotas oma viimase legitiimse juhi. Otto Tief ja teised, kes pidid nüüd kandma seda koormust ilma Uluotsata. Anette, kes kaotas oma mehe. Erik, kes kaotas oma isa. Ja kõik need tuhanded Eesti mehed, kes olid läinud rindele Uluotsa üleskutse peale, kes olid uskunud, et nad võitlevad Eesti vabaduse eest, aga kes nägid nüüd, kuidas Eesti kadus niikuinii. Kas Uluots oli neid petnud? Kas tema üleskutse oli olnud vale? Kas tema lootus oli olnud illusioon? Need küsimused ei kao kunagi. Aga on üks fakt, mis ei kao samuti, Uluots tegi seda, mida ta pidi tegema. Ta kandis Eesti Vabariiki nii kaugele, kui ta suutis. Ta tagas juriidilise järjepidevuse. Ta andis oma rahvale lootust, isegi kui see lootus oli ehitatud tema enda vaikimisele. Ja see lootus, see juriidiline järjepidevus, see pärand, need elasid edasi. Läbi kõigi Nõukogude okupatsiooniaastate. Läbi kõigi pimedamate hetkede. Kuni 1991. aastani, kui Eesti tõusis taas. Ja kui Eesti tõusis, siis see ei olnud uus riik. See oli sama riik, mida Jüri Uluots oli kandnud oma haiges kehas. Sama riik, mille nimel ta oli surnud. Aga lõpuks jääb üks küsimus, mis on kõige tähtsam, kas Uluots teadis, et ta võidab? Kas ta teadis, kui ta lamas Stockholmi haiglas, kui ta võttis oma viimase hingetõmbe, et tema ohverdus ei olnud asjatu? Kas ta teadis, et ühel päeval, isegi kui see päev tuleb aastaid või aastakümneid pärast tema surma, tõuseb Eesti taas? Me ei tea. Tema päevik ei räägi sellest. Tema viimased sõnad ei räägi sellest. Aga me võime uskuda, et ta teadis. Sest mees, kes kandis nii palju, mees, kes ohverdas nii palju, mees, kes võitles nii kõvasti, selline mees ei võitlenud lootuseta. Ta võitles, sest ta uskus. Ja tema usk, tema lootus, tema võitlus, need ei surnud kunagi. Need elasid edasi. Ja need elavad tänaseni. Kui te vaatate täna Eesti lippu, kui te kuulete Eesti hümni, kui te tunnete, et te olete vabad, siis mõelge hetkeks Jüri Uluotsale. Mõelge mehele, kes kandis seda vabadust oma haiges kehas. Mõelge mehele, kes suri selle nimel, et te saaksite elada. Mõelge mehele, kes ei näinud kunagi seda päeva, mida ta oli oodanud, aga kes tegi kõik, et see päev tuleks. Ja küsige endalt, kas ma oleksin suutnud teha sama? Kas ma oleksin suutnud kanda nii palju valu, nii palju hirmu, nii palju kahtlust ja ikkagi mitte alistuda? Kas ma oleksin suutnud uskuda, isegi kui kõik tundus lootusetu? Jüri Uluots suutis. Ja sellepärast me oleme täna vabad. Aga oli üks dokument, mida keegi ei näinud enne Uluotsa surma, üks paber, mis lebas tema isiklikus kohvris Stockholmi haiglas ja see dokument kandis pealkirja, mis oli kirjutatud väriseva käega. Viimased korraldused Eesti Vabariigi presidendi ülesannetes peaministrilt. See ei olnud testament tema perele. See ei olnud isiklik kiri. See oli ametlik dokument, juriidiline tekst, mille Uluots oli kirjutanud septembris 1944. aastas, enne kui ta astus laevale Atlantis. Dokument oli lühike, ainult 2 lehekülge, aga iga sõna oli kaalutud nagu kohtuotsuses. Seal oli kirjas, mida Otto Tiefi valitsus peab tegema, kui Uluots sureb. Seal oli kirjas, kuidas tagada juriidiline järjepidevus. Seal oli kirjas, kuidas säilitada Eesti Vabariigi eksistents isegi siis, kui kõik füüsilised struktuurid on kadunud. Aga kõige olulisem oli viimane lõik, mis oli kirjutatud mitte juriidilises keeles, vaid inimlikult, peaaegu palvena, kui ma ei ela seda päeva, mil Eesti on taas vaba, siis palun teil ärge unustage, et me ei alistunud kunagi.
Ärge unustage, et Eesti Vabariik elas edasi, isegi kui see elas ainult meie südametes ja meie dokumentides. Ärge unustage, et iga ohverdus, iga valu, iga surm ei olnud asjatu. Sest ühel päeval tuleb see päev. Ja kui see päev tuleb, siis öelge neile, kes tulevad pärast meid, me hoidsime leeki põlemas pimeduses. Kui Otto Tief luges seda dokumenti esimest korda, oli Uluots juba surnud. Oli jaanuar 1945, Tief ise oli Tallinnas, varjus, teades, et Nkvd otsib teda, teades, et tema päevad vabaduses on loetud. Ta luges Uluotsa sõnu ja mõistis, see ei olnud lihtsalt dokument. See oli testament. Testament mehelt, kes teadis, et ta sureb, aga kes keeldus uskumast, et tema töö sureb koos temaga. Ja Tief tegi otsuse sel hetkel, ta ei põgene. Ta jääb Eestisse. Ta laseb end arreteerida. Sest keegi peab olema tunnistajaks. Keegi peab kandma seda tõde edasi. Isegi kui see tähendab Siberit. Isegi kui see tähendab surma. Aga miks Uluots kirjutas selle dokumendi? Miks ta kasutas oma viimast jõudu, oma viimast selgust, selleks, et kirjutada veel üks paber, veel üks juriidiline tekst, kui ta teadis, et tema keha on juba peaaegu läbi? Vastus peitub selles, kes Uluots oli. Ta ei olnud poliitik, kes mõtleb valimistele. Ta ei olnud sõjaväelane, kes mõtleb võitudele. Ta oli jurist, kes mõtles järjepidevusele. Ja juristile on järjepidevus kõik. Sest seadus, õigus, riik, need ei ole füüsilised asjad. Need on ideed. Ja ideed elavad edasi ainult siis, kui keegi kannab neid edasi. Uluots teadis, et tema keha sureb. Aga ta teadis ka, et kui ta kirjutab need sõnad paberile, kui ta annab need sõnad Otto Tiefle, Helmut Maandile, kõigile neile, kes jäävad, siis need sõnad elavad edasi. Ja koos nende sõnadega elab edasi Eesti Vabariik. Stockholmi haiglas detsembris 1944. aastas, kui Uluots teadis, et tal on jäänud nädalaid, võib-olla päevid, tuli tema juurde üks Rootsi ajakirjanik. See mees, kelle nimi oli Anders Lindström, oli kuulnud Uluotsa loost ja tahtis teha intervjuud. Rootsi arstid olid vastu. Ta on liiga nõrk, ütlesid nad. Aga Uluots nõustus. Las ta tuleb, sosistas ta. Ja Lindström tuli. Ta istus Uluotsa voodi kõrvale, võttis välja märkmiku ja küsis, härra Uluots, mida te tahaksite, et maailm teaks Eesti kohta? Uluots oli vait pikka aega. Tema silmad olid suletud. Lindström arvas juba, et ta on uinunud. Aga siis Uluots avas silmad ja rääkis. Tema hääl oli nõrk, aga selge. Öelge neile, ütles ta, et Eesti ei olnud kunagi osa Nõukogude Liidust. Öelge neile, et me olime okupeeritud, aga mitte vallutatud. Öelge neile, et meie riik elas edasi, isegi kui meie maa oli võõra võimu all. Ja öelge neile, et ühel päeval me tuleme tagasi. Lindström kirjutas need sõnad üles. Ta avaldas need Rootsi ajalehes mõned päevad pärast Uluotsa surma. Aga need sõnad ei jõudnud Eestisse. Mitte siis. Mitte aastaid. Sest Eesti oli kinni. Eesti oli vaikne. Eesti oli pimeduses. Aga need sõnad jäid elama. Nad jäid elama Rootsi arhiividesse. Nad jäid elama nende mällu, kes lugesid neid. Ja ühel päeval, aastaid hiljem, kui Eesti hakkas ärkama, kui inimesed hakkasid jälle rääkima vabadusest, keegi leidis need sõnad. Keegi tõlkis need eesti keelde. Keegi luges neid ette. Ja inimesed, kes kuulsid neid, mõistsid, Uluots oli õigus. Me tulime tagasi. Aga oli üks hetk, üks viimane hetk, mida keegi ei näinud peale Anette, ja see hetk oli see, kui Jüri Uluots mõistis, et ta sureb. Mitte abstraktselt. Mitte meditsiiniliselt. Vaid tõeliselt, füüsiliselt, vältimatul. See oli 8. jaanuaril 1945, päev enne tema surma. Anette istus tema voodi kõrval, hoides tema kätt, vaadates, kuidas tema hingamine muutus raskemaks, kuidas tema nägu muutus halliks. Uluots oli olnud koomas enamuse ajast viimased 2 päeva. Aga sel hetkel ta avas silmad. Ta vaatas Anettet. Ja ta ütles midagi, mida Anette ei unustanud kunagi, midagi, mida ta ei rääkinud kellelegi aastaid, sest see oli liiga isiklik, liiga valus. Anette, sosistas ta, kas ma tegin õigesti? Anette ei teadnud, mida vastata. Kuidas sa vastad mehele, kes on ohverdanud kõik, kes on kandnud nii palju, kes on surnud aeglaselt, valus, kaugel kodust?
kuidas sa ütled talle, et jah, sa tegid õigesti, kui sa ei tea, kas see on tõsi? Aga Anette ei pidanud vastama. Sest Uluots jätkas, ma arvan, et ma tegin. Ma arvan, et ma tegin kõik, mida ma suutsin. Aga ma ei tea. Ma ei näe lõppu. Ma ei tea, kas see kõik oli mõttega. Ja siis ta sulges silmad. Ja ta ei avanud neid enam. Järgmisel päeval, 9. jaanuaril kell 13.14 lõpetas Jüri Uluotsa südalöömise. Rootsi arstid kirjutasid surmatunnistusele maovähk, terminaalne faas, südamepuudulikkus. Aga need, kes tundsid teda, teadsid, et ta ei surnud vähki. Ta suri sellele, et ta ei näinud kunagi seda päeva, mida ta oli oodanud. Ta suri sellele, et ta kandis koormust, mis oli liiga raske ühele inimesele. Ta suri sellele, et ta oli Eesti Vabariik. Ja kui Eesti Vabariik oli okupeeritud, siis kuidas selle kandja võis elada? Aga Anette teadis midagi, mida arstid ei teadnud. Ta teadis, et Jüri viimased sõnad, kas ma tegin õigesti? Ei olnud kahtlus. Need olid lootus. Lootus, et keegi, ükskõik kes, ükskõik millal, vastab sellele küsimusele. Vastab jah. Vastab, sa tegid õigesti. Vastab, su ohverdus ei olnud asjatu. Ja Anette kandis seda lootust endas ülejäänud oma elu. Ta elas Rootsis. Ta nägi, kuidas Eesti eksiilvalitsus jätkas tööd. Ta nägi, kuidas aastad muutusid aastakümneks. Ta nägi, kuidas lootus hakkas tuhmuma. Aga ta ei kaotanud kunagi usku. Sest ta teadis, et Jüri oli õigus. Ta teadis, et ühel päeval tuleb see päev. Ja see päev tuli. 1991. aastal, kui Eesti kuulutas end taas iseseisvaks, oli Anette Uluots 90 aastat vana. Ta oli pime. Ta oli nõrk. Aga kui keegi tuli tema juurde ja ütles, Anette, Eesti on vaba, siis ta nuttis. Mitte kurbuse pisaraid. Vaid rõõmupisaraid. Ja ta ütles, Jüri teadis. Ta teadis, et see päev tuleb. Ta ei näinud seda, aga ta teadis. Ja siis ta lisas midagi, mida keegi ei oodanud, nüüd ma võin vastata tema viimasele küsimusele. Jah, Jüri, sa tegid õigesti. Sa tegid kõik õigesti. Aga kes olid need inimesed, kes võitsid tõeliselt Uluotsa ohverdusest? Kes olid need, kellele tema surm andis midagi, mitte võttis? Vastus ei ole lihtne. Sest Uluotsa pärand ei olnud materiaalne. See ei olnud maa. See ei olnud raha. See ei olnud võim. See oli midagi muud. See oli idee. Idee, et riik võib elada edasi isegi siis, kui selle füüsilised struktuurid on hävitatud. Idee, et rahvas võib olla vaba isegi siis, kui ta on okupeeritud. Idee, et lootus ei sure kunagi, kui keegi kannab seda edasi. Ja kes kandsid seda edasi? Otto Tiev, kes veetis aastaid Siberis, aga kes ei rääkinud kunagi, kes ei tunnistanud kunagi, kes hoidis Uluotsa saladusi oma südames kuni päevani, mil ta sai vabaks. Helmut Maandi, kes viis Riigi Teataja Rootsi, kes hoidis neid dokumente nagu pühasid reliikvaid, kes näitas neid igale uuele põlvkonnale ja ütles, vaadake, see on tõend. Eesti Vabariik ei surnud kunagi. Anette, kes elas oma valu vaikides, aga kes oli tunnistajaks, kes rääkis lõpuks, kui aeg oli õige. Ja tuhanded miljonid eestlased, kes ei teadnud kunagi Uluotsa nime, aga kes elasid selles maailmas, mille ta oli aidanud luua. Aga oli ka need, kes kaotasid. Hjalmar Mäe, kes põgenes Saksamaale ja kes elas seal oma ülejäänud elu varjus, teades, et ajalugu mäletab teda kui reeturit. Johannes Vares, kes tappis end, sest ta ei suutnud elada varjus, mida Uluots oli jätnud. Ja kõik need Saksa ja Nõukogude ametnikud, kes arvasid, et nad võivad kontrollida ajalugu, aga kes mõistsid lõpuks, et ajalugu kontrollib neid. Aga kõige olulisem küsimus ei ole see, kes võitis või kes kaotas. Kõige olulisem küsimus on see, kas Uluots tegi õigesti. Kas tema otsus mitte rääkida oma haigusest oli õige? Kas tema otsus saata mehed rindele oli õige? Kas tema otsus uskuda valge laeva oli õige? Need küsimused ei kao kunagi. Aga on üks fakt, mis ei kao samuti, Uluots tegi ainsaid otsuseid, mis olid võimalikud. Ta ei olnud prohvet. Ta ei näinud tulevikku. Ta ei teadnud, kas Eesti saab kunagi vabaks. Aga ta uskus. Ja tema usk, tema lootus, tema ohverdus, need ei olnud asjatud. Sest täna me elame selles maailmas, mille ta aitas luua.
kui Jüri Uluots suri Stockholmis 9. jaanuaril 1945, oli Eesti Vabariik paberil. See eksisteeris eksiilvalitsuses. See eksisteeris dokumentides. See eksisteeris mälestustes. Aga see ei eksisteerinud Eestis. Eesti oli okupeeritud. Eesti oli vaikne. Eesti oli pimeduses. Ja paljud inimesed, kes nägid seda, mõtlesid, see on lõpp. Eesti Vabariik on surnud. Aga nad eksiisid. Sest Eesti Vabariik ei olnud kunagi ainult maa. See ei olnud ainult valitsus. See ei olnud ainult lipp või hümn. See oli idee. Ja ideed ei sure, kui keegi kannab neid edasi. Uluots kandis seda ideed oma haiges kehas nii kaugele, kui ta suutis. Ja kui ta ei suutnud enam, andsid teised selle üle. Otto Tief, Helmut Maandi, Anette ja tuhanded teised, kelle nimesid me ei tea, aga kes hoidsid seda leeki põlemas pimeduses. 46 aastat hiljem, kui Eesti kuulutas end taas iseseisvaks, ei olnud see ime. See oli Uluotsa ja kõigi nende teiste töö tulemus. See oli nende ohverduse tulemus. See oli nende usu tulemus. Ja kui täna me vaatame Eesti lippu, kui me kuuleme Eesti hümni, kui me tunneme, et me oleme vabad, siis me peaksime mäletama, see vabadus ei tulnud kergelt. See vabadus maksis. See maksis Uluotsa elu. See maksis Tiefi vabaduse. See maksis tuhandete inimeste kannatusi. Aga see tuli. Aga jääb üks küsimus, mis ei kao kunagi, üks küsimus, mida Uluots ise küsis oma viimases hetkes, kas see kõik oli õige? Kas ohverdus oli mõttega? Kas valu oli väärt? Me ei saa vastata tema eest. Aga me võime vastata enda eest. Ja meie vastus on see, kuidas me elame täna. Kas me mäletame? Kas me hindame? Kas me mõistame, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, et see on kingitus, mille keegi maksis oma eluga? Jüri Uluots ei näinud kunagi vaba Eestit. Ta ei kõndinud kunagi Tallinna tänavatel pärast 1991. aastal. Ta ei kuulnud kunagi, kuidas inimesed laulavad hümni vabalt, ilma hirmuta. Aga ta teadis, et see päev tuleb. Ta uskus seda. Ja tema usk, tema lootus, tema ohverdus, need tegid selle päeva võimalikuks. Aga kes teab tõde täna? Kes teab, mis toimus tol 7. veebruaril 1944. aastas, kui Uluots rääkis raadios, teades, et ta sureb? Kes teab, mida ta tundis, kui ta kirjutas alla dokumentidele väriseva käega? Kes teab, mida ta mõtles oma viimases hetkes? Me ei tea. Me ei saa kunagi teada. Aga me võime aimata. Ja meie aimamine, meie mäletamine, meie austamine, need on meie vastus tema viimasele küsimusele. Jah, Jüri, sa tegid õigesti. Sa tegid kõik õigesti. Su ohverdus ei olnud asjatu. Su valu ei olnud tühine. Su surm ei olnud lõpp. See oli algus. Algus sellele, mis me täna oleme. Algus sellele, mis me täna elame. Algus sellele, mida me nimetame Eesti Vabariigiks. Aga üks küsimus jääb, kas me oleme väärt seda ohverdust? Kas me elame nii, et Uluots oleks uhke? Kas me mäletame, et vabadus maksis? Või oleme me unustanud? Või arvame me, et see kõik tuli iseenesest, et see kõik oli lihtne, et keegi ei pidanud surema selle nimel? Kui te vaatate järgmine kord Eesti lippu, mõelge hetkeks Jüri Uluotsale. Mõelge mehele, kes kandis seda lippu oma haiges kehas. Mõelge mehele, kes suri selle nimel, et te saaksite elada vabalt. Ja küsige endalt, kas ma olen väärt? Kas ma teen midagi, mis austab tema mäletust? Kas ma elan nii, et tema ohverdus ei oleks asjatu? Sest lõpuks ei ole küsimus selles, kas Uluots tegi õigesti. Küsimus on selles, kas meie teeme õigesti. Kas me mäletame? Kas me austame? Kas me elame väärikalt selles vabaduses, mille keegi maksis oma eluga? Ja kui me ei tea vastust, siis võib-olla peaksime küsima endalt veel üks küsimus, kui Uluots saaks näha meid täna, mida ta mõtleks? Kas ta oleks uhke? Või kas ta küsiks taas, kas ma tegin õigesti? Vastus on meie kätes. Mitte tema. Meie.